sellisel moel. Ja ma tahaksin alustada seda jumalateenistust meenutamaks 2 salmi Efesuse kirja 6. peatüki algusest. See on Efesuse 6. peatükk, salmid 2 ja 3. Austa oma isa ja ema, see on esimene käsusõna tõotusega, et su käsi käiks hästi ja sa elaksid kaua maa peal. See on tsitaat 10 käsust, aga ma arvan, et meie emad, samuti vanaemad, aga ka meie isad Jumala sõna põhjal väärivad austust, väärivad tänu ja seda me tahame täna teha. Sellest me tahame täna ka kinni pidada. Ja küsimus ei ole mitte selles, et see teine pool meile oleks nii palju olulisem, et me sellepärast emasi ja isasi austame, et meie käsi võiks hästi käia. See on lihtsalt lisaboonus sellele, kui me oma isa ja ema austame. Ja tänane jumalateenistus on rikkaliku kavaga. Suure osa sellest teenistusest teenivad kaasa täna lapsed ja olgu see meid rõõmustamas, olgu see midagi sellist ka, mis rõõmustab ja teeb head meelt meie taevasele isale ja seda ma usun, et see nii on. Ja minu soov ja igatsus on see, et Jumala püha vaim saaks teha täna tööd meie kõigi südamete juures, saaks meid puudutada, meid mitte ainult puudutada, vaid ka meid vormida ja kujundada, meid üheks liita ja et Jumala armastus täna võiks saada kogetavaks igale emale, igale vanaemale, aga meile igale ühele, kes me oleme siia Jumala kohta tulnud. Ja tõuseme hetkeks ja palvetame ja siis laulame koos ühe laulu, kuuleme tänaseid piiblitekste ja selle järel lapsed tulevad ja teenivad meid kõiki. Isa taevas, me tuleme tänutundega sellel ilusal kevadisel hommikul sinu ette, et sa oled kinkinud meile elu ja see elu, mille sina meile oled kinkinud, on saanud meie osaks meie emade kaudu, meie emade läbi. Ja issand, me toome sulle tänu selle eest. Me täname oma emade, vanaemade, vana-vanaemade eest, kes meid on armastusega ümbritsenud, kes on meist hoolinud, kes on meid aidanud, toetanud, julgustanud, juhtinud meie samme, meie teed. Ja issand, kõige selle hea eest, mida me oleme tohtinud sinu käest vastu võtta oma emade kaudu, me ütleme sulle täna tänu. Aga issand, me tahame seda tänulikku meelsust ka pidevalt oma südames kanda, mitte ainult tänasel päeval. Ja nii nagu su sõna on täna hommikul meile meelde tuletanud, et me austaksime oma isa ja ema. Issand, me tahame olla sinu ees need, kes sinu sõnast kinni peavad ja seda täidavad. Ja issand, sellepärast kuulugu ka täna sellel hommikutunnil siin Jumala kojas, Nõmme koguduse keskel, kõik au ja ülistus sinule. Au ja ülistus ka meie emade ja isade eest, me palume neile sinu õnnistust. Me palume su lähedal olu selle Jumala teenistuse üle, meie igaühe üle, kes me oleme tulnud kokku selleks, et sind täna tänada, kummardada, teenida ja ka oma palvet sinu ette tuua. Ja issand, õnnista ka neid, kes täna võib-olla ei oska kuskile tulla sind tänama, aga Jumal, sina kuuled kõikjal ja võta vastu see tänu, mis täna tõuseb inimeste südametest. Aga sa tead ka seda, kui on nii palju valu ja nii palju koormaid ka täna inimeste südametes, ka emade südametel ja võib-olla ka laste südametel. Aga issand, ole sina armuline ja aita igas keerulises olukorras, aita igat abivajajat. Ja tänu, et sa oma armust meid kuuled. Issand, olgu kiidetud sinu nimi ja me alustame seda Jumala teenistust Jeesus sinu nimel. Aamen. Olge head, võtke istet ja laulame üheskoos laulu 321. Ma tahan laulda sulle tänuviisi.
Psalm 27. Jumal on valgus ja pääste. Issand on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma? Issand on mu elu võimas kaitse, kelle ees ma peaksin värisema? Kui kurjategijad tulevad mu kallale mu liha sööma, mu rõhujad ja mu vaenlased, siis nad komistavad ja kukuvad. Kui sõjavägi seab leeri mu vastu, ei karda mu süda. Kui sõda puhkeb mu vastu, selleski ma loodan tema peale. Ühte ma palun Issandalt, seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda Issanda kojas kogu oma eluaja ning tähele panna Issanda leebust ja mõtiskleda tema templis. Sest ta peidab mind oma majasse kurjal ajal, ta peab mind salajas oma telgi pelgupaigas, ta tõstab mu üles kaljule. Nüüd kerkib mu pea üle mu vaenlaste, kes mu ümber on, ja ma tahan oma telgis ohverdada hõiskamisohvreid. Ma tahan laulda ja mängida Issandale. Issand, kuule mu häält, kui ma hüüan, ole mulle armuline ja vasta mulle. Sinu sõna on see, mida mu süda ütleb. Otsige mu palet, siis ma otsin, Issand, sinu palet. Ära peida oma palet minu eest, ära tõuka eneses vihasta oma sulast. Sina olid mu abi, ära lükka mind ära hülga mind, mu pääste Jumal. Sest mu isa ja ema hülgasid mind, aga Issand võtab mu üles. Õpeta mind, Issand, oma teele ja juhata mind tasasele teerajale mu vaenlaste pärast. Ära anna mind rõhujate meelevalda, sest mu vastu on tõusnud valetunnistajad, kes turtsuvad vägivallast. Ometi ma usun, et saan näha Issanda headust elavate maal. Oota Issandat, ole vahva ja su süda olgu kindel. Oota Issandat. Ja nüüd Johannese 14, 23-27. Jeesus vastas talle, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu ja sõna, mida te kuulate, ei ole minu, vaid isa sõna, kes minu on saatnud. Seda ma olen teile rääkinud teie juures viibides, aga lohutaja, püha vaim, kelle isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnud. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks.
Lilled ise panin vaasi veel, öeldes tervituse sõnu kinkisime temale, aga äkki ema silmist veeres pisar pärlina, miks sa nutad, emakene, murelikult hüüdsin ma. Pühkis silmast pisara ja kallistades ütles ta, nüüd suureks saades teada saab, mis on õnne pisara.
asja on armastust ja hoolmist. Väga tore. Stella, saad sa midagi ütelda? Mis sulle su ema juures kõige rohkem meeldib? Ilu. Liigusid edasi tahapoole siis. Kõik vaatavad mujale, kõik julge küll, äkki sa oskad öelda emadele 3 soovi. No, pidada ikka vastu, et ei ole ka lihtne. Ja teine soov oleks, et kuidagi jah, saaks nende mured kõrvale panna ja prooviks nagu mitte kanda koormaid kaasas ja rõõmu tunda igast väiksest võimalusest, millest on võimalik rõõmu tunda. Oi, need olid küll väga ilusad soovid. Liigume edasi, vaatame. Hoian ise. Kas me siia poole? Siin on üks suur pere. Äkki Karina käest. Mida sa hindad oma emas? Üks asi. Kas see on midagi, mida ta on sulle õpetanud või midagi, mida sa vaatad, et mis sulle väga meeldib temas? Äkki teised oskavad aidata? Mis on emas see, mida te hindate? Teeb süüa. No, see on ju väga hea. Keegi peab peres süüa ka tegema. Küsid ka midagi? No küsi. Äkki emad saavad öelda midagi, mida lapsed on neile õpetanud? Ükskõik mis valdkonnast, näiteks 2 asja, Tähvend äkki oskab öelda. Mida või äkki emad oskavad öelda, et mida lapsed on neile õpetanud? Äkki arvutikasutust? Ai, seda ka, muidugi. Ei oska muud ütelda. Rahu ja armastust ikka ka, et emad oleksid armastavad. Aga Tähvend, mis on lemmiksöök, mida su ema teeb? Hea söök. Kõik söök, mis ta teeb? Kõik hea söök, mis ta teeb, jah. Kristi, sul on ka 3 ilusat last. Kas sina oskad mingi soovituse anda teistele emadele? Mingi hea nipp? No ikka armastus, pikk meel ja igas olukorras näha seda suhkrutera, kui on seal. Võib-olla nagu olukord ei ole nii rõõmus, siis positiivselt mõelda ja vaadata. Väga hea, endal ka kõrva taha panna. Lähme liigume siin ettepoole. Kelle me siit leiame? Pastori. Aga küsime siis Taavalt, et äkki Taavo oskab ka midagi ilusat öelda veel emadele? Ma arvan, et midagi ilusat oleks, või ma omalt poolt nagu sooviks nii oma emale kui kõigile teistele emadele, et ärge üheski olukorras mitte kunagi kaotage lootust, sest taevaisal on alati abi ja alati lahendus ka kõige lootusetumate olukordade jaoks. Aga kas keegi soovib veel midagi öelda oma ema kohta, midagi hästi head?
kas kuskil käsi tõuseb? Teil kõigil on ju nii suurepärased emad, muidugi. Vaatame seal taga. Mina ütleks selle küsimuse peale, et mida lapsed on meile õpetanud, et minu laps ütles mulle ükskord niimoodi, et mina oma lastega küll niimoodi ei teeks. Ja teinekord ütles jälle niimoodi, et vot niimoodi ma käituks ka oma lastega. Nii et ma soovin, et meil kõigil oleks jõudu ja tarkust teha niimoodi, et meie lapsed võtaks meist eeskuju ja nad saaks aina rohkem mõelda, et vot nii ma teeks ka oma lastega. Aga äkki me siis selleks korraks lõpetamegi. Et ma soovin kõigidele emadele tõesti hästi ilusat emadepäeva ja hästi ilusat aastat oma lastega, poegade, tütretega ja taevaisa õnnistust teile kõigile. Aitäh! Aitäh Maarjale ja kõigile julgetele vastajatele, et õnnistatud emadepäeva meile kõigile. Ja aitäh ka nendele fantastilistele lastele, kes olid nii julged ja astusid üles ja nende juhendajatele. Ma usun, et see puudutas meid kõiki. Et emad on sageli need, kes väga palju annavad ja oma vajadused jäetakse vahel tahaplaanile. Et vahel on meil lihtsam hoolitseda laste eest kui iseenda eest. Kevadel me vaatame seda imelist loodust ja tõesti mõtleme, kui fantastiliselt kauniks Jumal kõik on loonud. Aga ärgem unustagem ka seda, et meie oleme ka tema teos, tema looming. Ja armastagem ka iseennast ja võtkem seda aega, et puhata ja end laadida. Kui emade vajadused on täidetud, siis nad on rõõmsamad ja lahkemad. Ja lapsed tahavad nüüd emadele anda ühe kingituse üle, mis tuletaks meile meelde, kui ilusatena Jumal meid nii sisemiselt kui väliselt on loonud, millistena Jumal meid näeb ja et ta tahab olla meie igapäevane jõu ja rõõmu allikas. Ja ma palun nüüd kõigil emadel püsti tõusta ja lapsed tulevad, jagavad teile kingitused ja need tuleb panna nähtavale kohale. Olge head, kallid emad. Palun lapsed. Kas kõik emad said kingituse? Jäi keegi ilma? Paistab, et vist said. Nüüd me tahame veel tänada kõiki lapsi selle teenimise eest ja üheskoos veel paluda õnnistust ka emadele ja samuti lastele, kes selle järel lähevad nüüd pühapäeva kooli.
Taevaisa, me täname sind sinu armastuse eest ja selle eest, et seda sinu armastust me võime ka oma emade kaudu õppida, seda nende kaudu nii rikkalikult vastu võtta ja oleme juba tänanud sind ja tahame ka jätkuvalt sind tänada iga ema eest ja issand paluda seda, et sinu õnnistus oleks nende elude üle jätkuvalt. Kõigis nende võitlustes, nende muredes, nende probleemides ja ka nende rõõmudes ja kordaminekutes. Ja issand, me palume seda, et tõesti iga ema võiks kogeda seda, kuidas sina teda armastad, kuidas sina palveid kuuled, kuidas sina palvetele vastad, kuidas sina oled lootuse ja rahu Jumal. Ja seda rahu, mis tuleb sinu käest, ma palun täna ka iga ema südamesse, ükskõik kui suured võitlused või mured kellelgi ka oleksid. Issand, kuule meid oma armust ja tänu, et sa seda teed ja palume, et sa õnnistaksid ka lapsi, kes lähevad nüüd pühapäevakooli. Aamen. Nii et lapsed, pühapäevakooli ootab teid, võite minna, aga siin saalis me jätkame jumalateenistusega ja laulame nüüd üheskoos ja selle laulu ajal on võimalus kokku panna ohvriand, mille oleme toonud kaasa Jumalariigi töö toetuseks. Laulame laulu 390, see on mõnes mõttes selline noorte sisuga laul, et vaadata oma nooruses, kellele minu elu kuulub, aga me võime ka vanematena mõelda sellele, kuidas see on minu elus olnud ja kuidas see jätkuvalt on. Kelle päralt minu elu 390? palume õnnistust ka kokku pandud ohvrile, aga palume õnnistust ka selle nädala sünnipäevalastele ja meie vendluses olevale aastapäeva kogudusele.
Meie koguduse liikmetest sünnipäevi on tähistanud sellel nädalal 6. Ive Lumila, 9. Linda Toomsalu ja Amanda Palmik, 10. Vilma Kressa ja täna on sünnipäev Ingridil. Nii et me palume õnnistust kõigile. Sünnipäeva lastele ja aastapäev on täna meie vendluse koguduste hulgas Kiviõli Vene EKB kogudusel. Taevaisa, me täname sind sinu hoolimise ja armastuse eest ja tänu, et sa oled ka meid Nõmme kogudusena siin paigas aidanud, kandnud ja tänagi oleme tohtinud midagi kokku panna selleks nähtavaks anniks, selle koguduse töö heaks, aga issand, sina saad selle transformeerida, ümber muuta oma riigi õnnistuseks ja me palume, et sina võiksid seda teha. Õnnista igat rõõmsat andjat. Isa, täna rõõmustame sünnipäeva lastega koos ja ma palun, et sinu hoidmine võiks olla kogu nende elu üle, kellel on veel ees pikem teekond, kellel lühem teekond, issand, sina seda ise tead, aga ma palun, et iga päev oleks käidud koos sinuga ja nad võiksid kogeda seda, kui hea sa oled, kuidas sina armastad, kuidas sina hoolid, kuidas sina kuuled palveid, kuidas sa ehitad ülesse, kuidas sa kinnitad. Issand, tänu, et nad on leidnud sind, tänu, et nad võivad käia koos sinuga, kogeda sinu armastust ja issand, seda, mida sina nende eest oled teinud ja nende heaks teinud ja mida sa jätkuvalt teed. Issand, luba, et nende süda oleks täidetud rahu, rõõmu ja tänuga. Issand, õnnista meie õdesid vendi ka Kiviõlis ja seda kogudust seal, mis on taas alustanud tegevust ja nad on praegu küll veel pisikene karjuke, aga ometi, issand, nad tahavad teenida sind, nende süda armastab sind ja issand, õnnista ka noort venda, kes sinna on panustamas ja oma perega teenimas seda kogudust. Ma palun, et sinu õnnistus võiks olla nende üle. Issand, ja me palume sinu lähedalolu jätkuvalt ka selle jumalateenistuse üle. Aamen. Me läheme nüüd edasi ja kuuleme 2 tunnistust. Esmalt Silvia ja selle järel siis ülistuse osa ees või sellele teeb sissejuhatusega Indrek, ka tal on südamel midagi jagada. Ole hea, Silvia. Tere ja emadepäeva kõigile. Mul on 2 väikest tunnistust tegelikult. Et esimene on siis selline asi, et talvel võib-olla päris paljudel juhtus niisugust asja, et kukkusid lumega, mina ka kukkusin või siis jääga või ühesõnaga libedaga. Ja läks niimoodi, et ühesõnaga ma kukkusin, aga läksin päevaga edasi, eks ju, ja olin terve päev veel püsti jalge peal ja siis umbes poole päeva pealt hakkas jalgu päris hullult valutama. Ja siis see aina süvenes ja siis õhtu lõpuks oli niimoodi, et ma sain ainult karkudega käia, et jalg oli nii valus, et ei saanud puudutada ega mitte midagi. Et mõtlesin, et tore, et nüüd nädalavahetus on ilusti rikutud, ma ei saa tükk aega käia, eks ju. Ja siis ma ei mäletagi, ma võib-olla tegin mingi väikse palve tõesti, et Jumal, palun aita lihtsalt, et see saaks korda ja ma ei ma ei tea, võib-olla põdesin lihtsalt nii palju, et see on nii katki ja tähendab, nii valus ja värki ja siis ühesõnaga lihtsalt tõin selle Jumala ette ja läksin magama ja järgmisel hommikul ärkasin üles ja see jalg oli põhimõtteliselt täiesti terve. Et see oli niisugune ime minu jaoks lihtsalt, sest et eelmisel õhtul oli nii valus, et ei saanud sõrmegi vastu panna. Ja kuna ma teadsin, Maarjal oli just juhtunud ja tema käis ikka väga kaua karkudega ja läks väga õnnetult, siis see oli, minu jaoks oli see ime. Ja siis teine asi on selle kohta, et ma käin praktikal praegu ja siis
olin seal juba mõnda aega käinud ja nagu tundsin südames, et ma mõnes mõttes peaksin rääkima nagu oma juhendajale, et ma olen kristlane. Ja siis me üks õhtu seal nokitsesime, kahekesi mingeid asju mõelda ja rääkisime juttu väga erinevatel teemadel ja oma elust ja peredest ja kõigest. Ja ma nagu mõtlesin kogu aeg, et kuidas ma talle seda ütlen, mida ma ütlen, et kas ma ütlen, ma olen kristlane või ma käin kirikus või nagu kuidagi miski nagu ei olnud päris õige. Ja siis mu mõttesse lihtsalt tuli selline tunne, et ma ütlen, et küsin tähendab tegelikult, et kas sa usud Jumalasse. Ja, vabandust. Ja ma tundsin kohe, et see on nagu õige, et ma pean seda küsima. Ja sealt läkski nagu see teema edasi kõik ja ma sain talle rääkida ja tema sai öelda, mida tema arvab. Ja lihtsalt nagu mul oli hea tunne, et ma sain seda rääkida. Et selle loo moraal on siis võib-olla see, et ei pea hullult nagu olema mingi ettevalmistus või mingi, et võib ka asjadele lihtsalt läheneda. Ja, aitäh. Tere ka minu poolt. Head emadepäeva jätkuvalt, see on juba väga hea, ma näen. Ma olen siin nüüd läbi selle hooaja erinevatele kohtadele oma elus viidanud, mis puudutab võib-olla viimast paari aastat, aga tõusis südamesse nagu kokkuvõtvalt seda asja teiega jagada ja tunnistada sellest, mida Jumal on teinud minu sees ja minu ümber, läbi minu kõige lähemate sõprade, kes minuga teenivad kaasa noortetöös ja loeksin ühe kirjakoha siia alla, et üks asi, mis on mind saatnud juba 1,5 aastat sageli, see on Apostlite tegude 4. peatükk ja salmid on 32 ja 33. Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing, ning keegi ei öelnud oma vara kohta, et see on tema oma, vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid tunnistasid suure väega issand Jeesuse ülestõusmist ja suur arm oli nende kõikide peal. Niisiis eelmisel hooajal, juba eelmisest sügisest talvest tekkis minul üsna suur ja üsna selline minu jaoks juba lõplik väsimus ja tüdimus noortetööst siin koguduses. Olin väsinud, olin nagu nägemus, et kuhu asi peaks minema ja tundsin, et kuidagi raske on see, et igatepidi tundus nagu vabanemise tee kõige õigem tee. Ja muidugi samal ajal siin minu eemaloleku tõttu ka asjad läksid päris tugevalt logisema ja tekkis ka sõpradega siin päris palju pingeid. Aga mida ma nüüd tagantjärgi tean, oli see, et juba üsna varakult, kui see olukord tekkis, siis inimesed said kokku ja hakkasid palvetama noorte töö pärast, hakkasid palvetama minu pärast ja ma võisin kogeda Jumala väge oma elus tänu nendele palvetele. Ega ma alguses ei teadnud, miks need asjad niimoodi on muutunud, miks on erinevad asjad mu ellu tulnud. Ehk siis, nagu olen korduvalt öelnud, eelmise aasta jaanuarist peale, kui käisin ühel missioonireisil Soomes, siis tulid erinevad asjad, mis viisid mu südame jälle üleüldiselt noorte juurde tagasi. Ja siis kuidagi ühel hetkel ma tundsin nii suurt igatsust olla tagasi siin koguduse keskel. Ma tundsin, et see on minu perekond. Need inimesed on mulle kallid. Ma ei saa siit teemal olla.
ja kui oli üks noorteõhtu ka, kus näidati filmi, mis rääkis kadunud poja loo lihtsalt teistsuguses võtmes, aga sisu jäigi samaks, siis ma tundsin, kuidas see mind sügavalt puudutas, kuidas ma tundsin endas ära kadunud poja ja tundsin kutset tulla tagasi koguduse keskele. Siis eelmisel suvel saime suure hulga noortega aeg-ajalt, väiksema hulgaga ka, vahel suurema, vahel väiksema hulga noortega kokku ja lihtsalt palvetasime noorte töö pärast. Ja kuidagi Jumal pani meid sinna olukorda, kus me mõnes mõttes panime kõik maha ja lasime väga nagu vabaks kõik omad ideed ja omad asjad või selles, milles ühesõnaga nagu andsime selle koorma Jumalale üle. Ja ma nägin, kuidas Jumal kasvatab jälle ühte meeskonda ja on perekonna toonud kokku. Ma nägin, kuidas üks süda ja üks hing hakkab moodustuma taas. Ja siis oligi niimoodi, et sellele aastale, sellele hooajale lähenesime selles võtmes, et toimime meeskonnana. Vaatame, kuidas see toimib. Et ka ju me loeme Uuest Testamendist, kuidas kogudus nagu kuidagi nagu kõigil oli midagi anda ja et see on võimalik ja läksimegi selles usus edasi. Samal ajal sageli nagu ma tundsin, et minu seest nagu tuleb välja selline lihtsalt nagu iseeneslik nagu soov ka kuidagi nagu asju juhtida või nagu administreerida või midagi sellist, et see kogu aeg nagu tuleb ja ma tundsin, kuidas Jumal annab mingid sõnu või mingid väikseid pildikesi nägemusest, kuhu edasi minna ja siis tekkis veel nagu ka neid arutelusid ja võib-olla ka vaidlusi, et samas, et kas mina peaksin seda tegema, et kas ma peaksin olema noortejuht, et see küsimus oli teatavasti mõnda aega lahtine. Ja võib-olla see pilt vahepeal oligi koguduses selline, et mõned teadsid, et ma ei ole noortejuht, teised ei teadnud sellest mitte midagi. Et see oli natuke segane. Aga isiklikult minu jaoks oli see, et ma ühel hetkel otsustasin surra noortejuhi rollile täielikult. Ma ühel hetkel ütlesin Jumalale, et ma tean, et see on niikuinii nii suure vastutusega roll. Ma olen juba olnud 8 aastat selles ja võib-olla ei ole nagu asjad alati toiminud nii, nagu oleks pidanud toimima ja võib-olla me ei ole alati jõudnud või ma võingi öelda, et me ei ole veel jõudnud sinna, kuhu ma sain nägemus, et me peaksime jõudma juba aastal 2004 ja 2005. Ja ma täiesti surin nagu sellele rollile ära ja ma tundsin vabanemist. Ja siis läksime meeskonnana edasi. Saime kokku jälle, palvetasime, olime erinevad osadusõhtud toimusid. Võib-olla selle aasta nagu üks selline huvitav asi ongi olnud see, et kogu noortetöö meeskond on kogenud pigem vajadust ühise osaduse ja selle vastu, et oleme nagu koos embame üksteist. Ja siis kuidagi kasvas välja jälle see vajadus, et Indrek, kas sa võiksid olla see, kes vastutab, kes juhib, kes nagu on mingil määral kapten laevas ja huvitav ongi see, et siis ka koos seda asja veel läbi palvetades ja ise panin mõned märgid maha, et millal see võiks saada kindlaks, siis lõpuks see sai kindlaks ja tundsin, et olen nagu täiesti uues seisus noortejuhi koha peal, sellepärast, et mul on nii fantastiline meeskond ümber. Ma näen, kuidas Jumal toimib läbi erinevate inimeste, me oleme nii erinevad tegelikult seal tiimis ka ja on erinevad temperamendid, erinevad taustad, erinevad tugevused, nõrkused, erinevad vaimuannid, aga ma näen, kuidas Jumal armsab selle võrra suuremaks ja vägevamaks ja võin öelda täna, et ma olen nagu täiesti teistsuguse pagasiga või teistsuguses olukorras noortejuht. Nii et on tõesti toimunud üks uuesti sünd ja Jumal annab ka visiooni, millest olen jaganud, et meie igatsus tõesti on võita Nõmme linnaosa Kristusele, võita Kristusele suhted meie igaühe enda ümber ka, mis kõik ju ei ela ka Nõmme linnaosas, olla osa Nõmme noorte eludest igal tasandil, mida Jumal näitab ja kasvada nendeks inimesteks, kes on valmis rajama uusi kogudusi.
ja ma olen näinud viimasel ajal ärkamist. Et eelmisel nädal aega tagasi reede õhtul toimus üks väga imeline tagasisõit Rakverest noorte bändiga ja koosseisuga ja seda lugu ei jõua praegu rääkida. Aga ma näen, kuidas Jumal ärkab iga noore südames ja läbi selle ärkamise ma näen, kuidas üks süda ja üks hing on võimalik ja mina isiklikult tunnen, et Jumal on ustav oma tõotuses, et tõesti kui tema vaim elab ees ja Kristus saab esile tõstetud, siis ma võin kogeda, kuidas see perekond võib fantastilisel viisil toimida. Et kõik ei ole muidugi alati sile ja lihtne tee, on ka kurve ja asju, aga meil on lihtsalt kõige parem abimees ja me igaüks oma südames teame, mille poole vaadata. Nii et ma loodan, et see on julgustuseks. Ma nii väga armastan teid, minu perekond. Ja. Vaid
Täna on siin saalis palju emasid ja vanaemasid ja võib-olla ka vanaemasid. On siin vanaemasid ka või? Päris mitu. Suur aitäh teile, et te olemas olete ja et te ikka palvetate oma laste ja lastelaste ja lastelaste eest. Ja sellepärast, et siin on täna emasid ja vanaemasid, ainult selle tõttu on siin saalis olnud täna ka palju lapsi ja mõned on veel vestibüülis ja üks väike vahva sell harjutab laval käimist ja see on tegelikult nii tore. Lapsed on meid täna rõõmustanud ja mina usun, et selle tõttu, et siin on täna palju emasid, vanaemasid, vanavanaemasid, on siin saalis ka palju armastust. Me oleme seda kogenud. Teie kaudu emad, kes te palvetate, kes te palvetasite nende laste eest, kui nad siin olid ja ma usun, et see taevane armastus on üks kingitus, mille Jumal on teile, kallid emad, andnud.
Jumala motiiv läbi terve piibli, läbi Vana Testamendi ja läbi Uue Testamendi on ikka olnud see tingimusteta armastus. See on armastus, mida 21. sajandi C.S. Lewiseks peetav Timothy Keller on nimetanud lausa pillavaks armastuseks. Jumal ise on armastus, kuid armastus ei võrdu Jumal. Armastus iseenesest ei ole veel Jumal. Jumal on armastus. Tema on täis seda tingimusteta, seda isetut ja seda pillavat armastust. Ja tema igatseb seda jagada kõikide inimestega, mitte ainult usklikega, kõikide inimestega. See on Jumala südameigatsus. Jumal ütleb läbi nii erinevate lugude piiblis, annab selgelt mõista, mina armastan teid. Ma armastan teid nii palju. Tulge ja maitske ja vaadake, et see on nii. Tulge maitske ja vaadake, et mina olen hea. Jumala rahvas Iisrael ta hülgas korduvalt Jumala armastuse. Ja Jumal tegi kõik selleks, et saada oma rahva tähelepanu, et veenda neid oma üleloomulikult, ma ütleksin, suures armastuses. Ja kui Jumal nägi, et ta seda otseteed nii-öelda ei saanud nende südamesse, siis Jumal lõpuks otsustas saata oma ainsa poja, Jeesuse Kristuse. Jumal armastas seda maailma nii palju, sind ja mind samamoodi. See isetu ja pillav armastus on Jumala olemuse tuum. Ta nii-öelda ei saa sinna midagi parata, sest Jumal on selline. Ta on armastus. Luuka evangeeliumis on üks tuntud lugu ja seda on täna ka mainitud siin natukene. Indrek vist mainis seda, et ta avastas ennast kadunud poja rollis ühel hetkel. Aga see on just nimelt kadunud poja lugu, mida ma osaliselt täna loeksin. Kui siin saalis on täna emasid, kes võib-olla ei tea, mis lugu see on, siis ma loeksin Luuka evangeeliumi 15. peatükist 11. salmist alates kuni 24. Jeesus ütleb siin, et ühel inimesel oli 2 poega ja noorem neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. See varandus pidi kunagi saama sellele pojale. Aga ennekuulmatu oli see, et poeg küsis seda varem, enne kui isa oli lahkunud. Ja mida teeb isa? Ta jagaski varanduse nende vahel. Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg ja puudus hakkas temalegi kätte tulema. Ja ta läks ja poetas enda ühe sealtmaa kodaniku juurde ning see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid, ja ükski ei andnud temale. Aga kui ta mõttesse jäi, siis ta ütles, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Ma tõusen, ma lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Pea mind nagu üht oma palgalistest. Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Aga poeg ütles isale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga ja andke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga. Ja tooge nuumvasikas, tapke see ja söögem ning olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud. Ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. See on Jumala sõna. Siin loos on isa, me oleme ikka harjunud seda nägema kui Jumala võrdpilt, eks ole. Isa on Jumala võrdkuju ja see kadunud poeg
me paljud oleme olnud selles rollis, mina kaasa arvatud. Aga Jumalas on nii isa kui ka ema esindatud. Me võib-olla ei ole harjunud Jumalast niimoodi mõtlema, Jumal ja ema, et mis mõttes, et isa, eks ole. Aga tõsi on selles, et Jumalas on esindatud mõlemad pooled. Jumal ei eelista ei mehi ega naisi. Tema ei tee vahet isikute vahel. Kui me mõtleme sellele, kuidas see isa siin loos käitus, siis võiks öelda, et tänapäeva isadele see ei ole just väga tüüpiline käitumine, eks ole. Me isadena, kui me kujutaks ennast kuidagi, suudaksime ette kujutada sellesse olukorda, siis kui paljud meist paneksid käe südamele või julgeksid käe tõsta öelda, et ma käituks samamoodi. Mina ei julge seda öelda. Nii et tundub küll, et see ei ole tänapäeva isadele just väga tüüpiline käitumine. Ühes terves perekonnas on olemas küll see isa selline varustav ja majanduslikku turvatunnet pakkuv pool. Aga täna ma tahaks rõhutada seda emade tingimusteta armastuse külge. Sest Jumal on minu arust just Jumal on emadele andnud selle erakordse võime armastada oma lapsi tingimusteta. Armastada neid sellistena, nagu nad on. Jumal ei tee vahet, nagu ma ütlesin, isikute vahel ja emad reeglina, nad ei eelista üht last teisele. Emale on kõik lapsed võrdselt kallid. Isad sageli teevad vahet. Esmasündinud ja nii edasi. Isad noogutavad, saavad aru. Aga me oleme isad. Emad reeglina ei tee seda vahet. Võib-olla mitte kõik emad pole seda erakordset kingitust Jumala käest võtnud nagu täiel määral armastada tingimusteta, aga mina usun, et neil on vähemalt see alge või see potentsiaal igal juhul olemas. Ja seetõttu ma selles tähendamissõnas vaatleksin ka seda isa pigem just ema võtmes tänasel emade päeval. Nagu ma ütlesin, Jumalas on isa kui ema samaväärselt esindatud. Kui nüüd vaadata tänast Eesti ühiskonda, siis milline pilt avaneb meile selle tüüpilisest perest? Me näeme selles tüüpilises Eesti tänases peres kahjuks üsna vähe sellist sügavat hoolimist ja üksteise toetamist, üksteise julgustamist, üksteise innustamist. Ma ei ütle, et see on kõikides peredes nii, aga valdavas osas Eesti peredes on see nii. Ja selle tulemus on see, et rohkem kui pooled abielud lahutatakse. Kui te vaatate oma lapsi, nende klasse ja vaatate nende klassikaaslasi, siis seal on rohkem kui pooled. Võib-olla mõned klassid on erandid, aga pooled vanematest on lahutatud. Ja see räägib sellest, kui katki on inimesed, kui katki on emad, kui katki on isad. Kui isa näiteks lahkub pere juurest, siis on emad need, kes kasvatavad lapsed ülesse, eks ole. Emad on need, kes on sunnitud olema nii isad kui ka emad. Ühes rollis korraga. Reaalselt või sisuliselt, füüsiliselt on see võimatu, sest Jumal ei ole seda asja niimoodi loonud. Emad ei suuda pakkuda seda, mida isad suudavad ja vastupidi. Jumal lõi mehe ja naise. Ja sellest liidust moodustus perekond. See on see, mille vastu praegu hingevaenlane kurat nii intensiivselt on ka Eesti ühiskonnas on nagu pead tõstmas, selleks, et lõhkuda seda Jumala loodud mudelit. Aga ma usun, et kui Jumala rahvas võtab kätte ja palvetab, siis see asi ei lähe nii. See, kuidas emad armastavad oma lapsi, on võrdpilt sellest, kuidas Jumal
armastab sind ja mind, kuidas Jumal armastab meid kõiki. Jumal ootab alati oma lapsi selle isetu armastusega. Kui lapsed lähevad ära ema või isa juurest, kui Jumala juurest lähevad tema lapsed ära ja kui Jumal vaid näeb, et tema poeg ja tütar tuleb ühel hetkel tagasi, on tulemas tagasi kuskilt kaugelt, ta on alles seal kaugel maal võib-olla või kuskilt horisondilt on midagi näha, siis Jumal on juba seal horisondil. Ta jookseb vastu meile, nii nagu siin tähendamise sõnas, eks ole. Jumal ootab, et meid avasüli vastu võtta ja kallistada, nii nagu isa kallistas oma kadunud poega, ja see oli väga tähenduslik. Sa ei saa kallistada kedagi, keda sa tegelikult ei armasta või kes sul ei ole kallis. See isa kallistas oma kadunud poega ja mitte ainult ei kallistanud, vaid me lugesime, ta suudles teda. Ja siis käskis ta tuua oma kadunud pojale kõige kallimad rõivad. Mõistate, see isa ta ei koonerdanud mitte millegiga. See on hämmastav lugu tegelikult, see võrdpilt Jumalast. Jumal ei koonerda millegiga, nagu mõtlesin, see on nagu see pillav armastus, mis Jumalal on sinu ja minu vastu. See poeg ilmselt, ma kujutan ette, millises olukorras ta võis olla, kui ta tuli sealt kaugelt maalt, kus ta oli kõik ära priisanud ja sealt sigadega ühes olnud. Ilmselt ta haises. Ma usun, et ta riided olid räpased ja auklikud ja kulunud ja ta ise ka ei pidanud ennast isa sellise tohutu armastuse ja hoolitsuse vääriliseks, aga see, et ta koges seda armastust isa käitumise, nende tegude kaudu, see oli väga kõnekas. Isa katis ta ihu uute kallite riietega, ta katis selle poja häbi. Ja see on see, mida Jumal teeb meiega, kui me tuleme taas tema koju. Nüüd paralleel tänapäeva. Emadele on antud sageli see võime võtta oma lapsi just sellistena, nagu need lapsed on. Nii nagu nad tulevad. Nad on läinud, nad on selja keeranud. Aga emad võtavad need lapsed tagasi. Nad kallistavad neid, nad musitavad neid. See on see intiimsus, mis on emade ja laste vahel ja see on see intiimsus, mis on Jumala ja tema laste vahel. Isegi siis, kui need lapsed on eemaldunud temast, täiesti kaugele läinud. Üks asi veel, sõrmus, mille isa annab, eks ole. See on midagi, mis on tegelikult, ma usun, väga-väga eriline. See oli miski, mis oli nagu parim ja selle parima ma annan sulle. Jumal ütleb, see on kõige parem, mida ma sulle anda saan. Tule ja koge ja maitse ja vaata, et ma olen hea. Selle sõrmusega taastati selle poja nagu kuuluvus ja kõik ka õigused selle pereliikmena. Ja nõnda Jumal on see lapse vanem, ta on nagu see ema, kes taastab kõik, mille ta laps on maha mänginud, nagu poeg siin oli teinud. See on see agape, tingimusteta armastus, see isete armastus, mida Jumal osutab minu ja sinu vastu. See poeg ei olnud seda ära teeninud. Kaugel sellest. Ka meie ei ole tegelikult ju seda ära teeninud. Aga see, mida me vajame, on mõista seda, et see on armastus, millega Jumal ootab meid ja embab meid ja kutsub meid. Selle armastuse nimi, millega Jumal meid oma lastena armastab, on vähemasti võiks öelda, tule koju. Tule koju. Tule koju. Paljud tänapäeval ei koge seda, et nad oleksid oodatud koju. Katkised pered, katkised suhted,
õnnetud abielud, lapsed ei koge ka abikaasat, nad ei koge seda, et nad oleksid oodatud koju. Ja seda sageli just sellepärast, et ollakse nii isetud. Isekad. Sarnased sõnad. Sageli just sellepärast, et ollakse nii isekad, et ei seata seda teise heaolu ettepoole enda omast, ei mõisteta seda Jumala töökindlat süsteemi või seda mudelit, et andke ja teile andke. Kui sina annad armastust, sa annad andeks andmist, siis sa saad seda vastu, eks ole ju? Oled sa kogenud seda? Aga nii raske on nagu vahel meil see endapoolne, see esimene samm teha, eks ole, et ma otsustan andestada sellepärast, et Kristus on mulle andeks andnud. Sellepärast ma otsustan andestada ja ma armastan sellepärast, et Jeesus on mind ennem armastanud. Siis, kui mina alles patun olin, võib-olla seal seakõtru söömas kusagil, tegemas ühte, teist või kolmandat. Jeesus on mind ennem armastanud ja sellepärast ma otsustan armastada. Jumal tahab, et me mõistaksime seda mudelit, mis ainsana töötab tegelikult ja tõeliselt. Milline on see kodu, kuhu siis see Jumal meid nagu ootab? Selles kodus on kindlasti kallistamist, seal on seda perekondlikku musitamist, üksteise toetamist ja häbi kinnikatmist. Seal on leppimist, seal on ka seda üksteise talumist, seal on seda nukkide lihvimist, seal on kõike seda, mis kuulub ühte normaalsesse tervesse perekonda. Kui meie Jumala lastena suudame anda teistele edasi selle signaali ja selle tunde, et nad on oodatud koju, kui sina oma lähikonnas, oma võib-olla sugulaste, oma kolleegide, oma tuttavate ringis, kes ei tunne Jumalat, kui sina suudad selle signaali kuidagi edasi anda, et nad on tegelikult oodatud Jumala juurde, siis see teadmine, see tunne, see hoolimine ise juba tervendab inimesi. See tervendab hingevalusid ja haavasid, aga tervendab lõpuks ka mitmeid füüsilisi haigusi. Ja ma tõesti usun kogu südamest, et kui selline sisemine tervenemise protsess, mis lähtub Jumala südamest ja armastusest, kui see saab alguse meie sees, meie hinges ja meie kaudu siis voolavad need elava vee jõed meie suhetes teiste inimestega, siis ka paljud füüsilised haigused, need saavad murtud, need saavad tervendatud. See Jumala kodu on see koht, kus inimesed saavad rääkida oma kurvusest, oma probleemidest, oma valudest ja nimetada neid õigete nimedega, kartmata, et keegi neid selle teguviisi eest kuidagi nendega pahandaks või sõimaks. Selline on Jumala kodu ja perekond. Ja selles kodus on ka sellist nõustamist, ärakuulamist. Sa saad puistatama südant. Mis on siis see Jumala kodu, millest ma olen täna rääkinud? Kui ma ütlesin, et selle Jumala isetu armastuse nimi on tule koju. Ma usun, et see kodu on üks lähedane, isiklik ja elav suhe Jumalaga. Kuigi paljudele on kogudus, nagu see vaimulik turvapaik ja kodu, siis täna ma ei rõhutaks mitte niivõrd seda poolt, vaid just Jumala kodu kui meie sügavat lähedast suhet Jumalaga. Jumal, kes saab olla nii emaks kui isaks. Ta saab isatutele olla isaks ja ta saab ematutele lastele olla emaks. Jumalas on kõik meie allikad ja temast saavad täidetud kõik meie vajadused. Meie olukord tänapäeva Eestis on selline, kus me oleme
ennast koormanud igasuguste erinevate asjadega, meil on nagu kogu aeg kuhugile kiire, vahel võib-olla mõnel mitu töökohta, et suuta maksta oma laenusid või liisinguid. Ja selliselt nagu selles orava rattas meil ei jää enam seda kvaliteetaega. Meil on kogu aeg midagi, mis tiksub, mis nagu pressib peale ja meil on kogu aeg miski asi, mis nagu surub. Sa pead seda tegema, sa pead sinna jõudma, sa pead kohtuma seal ja kolmandas kohas. Meil on kõik abivahendid, internet ja mobiilid ja iPadid ja kõik muu, mis peaks nagu aega rohkem meile andma. Aga tegelikkus on vastupidi. Meil on järjest vähem aega selleks, et suhelda laivis üks ühele inimestega, oma sõpradega, abikaasadega, lastega. Ja me oleme nagu selliselt lasknud röövida kõigel muul ebaolulisel meie tähelepanu ja meie aja. Meie lapsed sageli istuvad, ma olen kuulnud, on peresid, kus lapsed sageli enne lasteaeda minekut juba istuvad seal 7:30 kusagil seal teleka ees, et vaadata erinevaid multikaid ja siis visatakse nad kiiruga lasteaeda ja siis kähku tööle ja õhtul tagasi ja selle asemel, et anda see kallistus oma lapsele, vanemad panevad teleka tööle. Ja siis õhtul võib-olla emal isal on omad programmid, mis on kindlasti vaja ära vaadata, sest need on nii põnevad. Ja kõik see pseudo on saanud meie tähelepanu ja huvi ja siis me küsime, siis on artiklite järgi, mida me loeme ajalehest, me imestame, et kuhu me oleme küll jõudnud. Et miks see kõik on nii ruttu nagu mu käte vahelt minema libisenud, kui alles kõik oli meil ju nii hästi ja me abiellusime ja lapsed sündisid ja kasvasid, me olime nii õnnelikud. Ma ei tea, kas täna siin on neid või mitte, aga võib-olla sa oled ennast tundnud olukorras nagu see kadunud poeg ja sa kusagil oma sisimas ütled, et midagi väga olulist ja kallist, mis mul oli, on korraga kadunud. Võib-olla on see hingerahu. Võib-olla midagi muud. See on pudenenud ühtäkki mu sõrmede vahelt nagu liiv ja ma ei tea, mida teha edasi. Ma ei tea, kuidas saada taastatud oma katkised suhted või kuidas saada sisemiselt või füüsiliselt tervendatud või midagi muud, mis su hinges sind pitsitab. Aga ma tahaks öelda täna ühte asja selle sõnumi lõpetuseks. Ole sa siis ema või isa, ole sa naine või mees, oled sa noor või vana või keskealine. Jumal ütleb sulle, tule tagasi koju. Tule koju, et kogeda seda andeks andmise ja andeks saamise imelist vabadust ja rõõmu. Tule minu hingamisse, tule minu ligiollu. Tule, et kogeda seda minu armastuse voolamist sinu sisse. Tule, et nendest minu eluvee jõgedest saada kosutatud ja värskendatud. Jumal ütleb, mul on alati värske leib, mul on alati see parim jook laual. Jumal ütleb, tule ainult koju. See pidulaud on kaetud, nii nagu siin tähendamissõnas. Nii pea, kui sina oled tagasi, on sinu jaoks pidulaud olemas. Sul on parimad rõivad olemas. Ja see pidulaud ei ole mitte ainult seal taevas ükskord, seal talle pulmasööma ajal, eks ole. Seal on ka, aga mina usun, et see pidulaud on juba siin maa peal, Jumala poolt meile kaetud. Kõik, mida Jumal ootab, on see, et sa tuleksid ja saaksid selle lähedase suhte temaga. Ja see on see, mida Jumal ütleb täna just minule ja sinule. Ja kuulaja, tule minu juurde. Tule minu koju. Aamen. Tõuseme ja jääme palvele. Isa, me tuleme sinu ette noorte ja vanadena ja keskealistena ja emadena ja vanaemadena ja isadena ja vanaisadena.
selle rahvana, selle kogudusena, koguduse sõpradena, külalistena, me tuleme sinu ette. Ja me täname sind sinu sõna eest, mis on meid täna julgustanud ja kinnitanud sellest, et sina ütled meile täna veel, tule minu juurde. Sina ootad, Jumal, meid. Nii nagu emad sageli ootavad. Nad hüüavad oma südames sinu poole oma palvetes, oma laste pärast, kes on eemale läinud ja kes ei taha enam tundagi neid. Jumal, sina ootad meid, et saada taastada see lähedane suhe. Jumal, et see esimese armastuse tuli võiks põleda meie sees. Jumal, me palume täna andeks, kui me oleme selle kuidagi maha mänginud ja läinud oma teedele ja teinud oma asju. Isa, me palume sinu käest andeks selle kogudusena, igaüks isiklikult. Kõik need asjad, mis on sind kurvastanud. Isa, ma lihtsalt tänan sind koos selle kogudusega, et sina oled armastus, sina oled hea. Isa, sa oled 100% hea Jumal. Sinu juures ei ole muutust. Ja sina kutsud meid. Tule koju. Tule, et saada taastatud see lähedane suhe minuga. Tule isa koju. Tule ema koju. Jumal, nii nagu me täna algussõnas kuulsime, sinu sõna on see, mida meie süda tunnistab. Kui sa ütled, otsige minu palet, Jumal, siis me tahame otsida sinu palet. Kui sina ütled, et pöörduge oma teedelt minu teedele, Jumal, siis me tahame pöörduda oma teedelt sinu teedele. Öelda sulle, Abba, issi, ole mulle Jumalaks. Aitäh sulle, et sina oled hea. Sina ei tee etteheiteid, vaid sinu käed on sirutatud meie poole selleks, et võtta meid vastu ja kallistada ja suudelda meid, anda kõige paremad rõivad meile, taastada see perekondlik kuuluvus, taastada head suhted. Ja see on tänu sulle, et sina teed kõike seda oma püha vaimu läbi. Ole selle eest kiidetud ja ülistatud. Amen. Jääme seisma ja me laulame veel viimase laulu.
Enne kui me kuuleme õnnistussõnad, ma ütlen veel ka lühidalt teated. Jumalateenistused eeloleval nädalal on tavalistel aegadel kolmapäeval palvekoosolekud kell 11 ja kell 7 ja järgmisel pühapäeval on esimene nelipühi, siis me saame hommikul koguneda kell 11 ja järgmisel pühapäeval toimub ka koguduse täiskogu koosolek, kus päevakorras on pastori valimised. Ja erakorraliselt on järgmisel pühapäeva õhtul ka piiblikool kell 6. Mari jätkab perekonna teemat. Jätkame eestpalveid ka piiblipäevade pärast ja kes soovib ka jätkuvalt toetada piiblipäevi rahaliselt, ka see võimalus on olemas. Aga Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu, kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Kui sa vajad isiklikku eestpalvet, siis see võimalus on ka. Olge õnnistatud ja ilusat emadepäeva jätku!